Alates järgmisest aastast hakkavad kõik üksikisikud maksma võrdselt 26% oma aastatuludest. Sama maksumäär kehtib ka juriidiliste isikute suhtes. 51 poolthäälega vastu võetud seadus sätestab üksikasjalikult tulumaksu kinnipidamise korra. Isamaa ja liberaalide pressikonverentsil leiti, et tulumaksuseaduse vastuvõtmine oli olulisemaid tulemusi Riigikogu lõppenud töönädalal. Mitmed küsimused on lahendatud tulu saamisel eelneva maksu kinnipidamisega, kui siiamaani olid mitmed tuluallikad jäänud inimese südametunnistusele, oli vaja, et neid deklareeritakse eraldi tulumaksudeklaratsioonis, siis nüüd on mindud seda teed, et püütakse maksimaalselt seda laadi tulude puhul pidada tulumaks kinni juba enne. Kui me vaatame pidevat palkade kasvu, siis ma olen täiesti kindel, et aasta lõpuks on kõikide inimeste jaoks toimunud täiesti reaalne muudatus ja kõik Eesti inimesed on võitnud võrreldes tänase olukorraga. Täna asutati Tallinnas Eesti Reformierakond. Uue erakonna esimeheks valis asutav koosolek Eesti Panga presidendi Siim Kallase. Reformierakonna juhatusse kuuluvad Valve Kirsipuu, Toomas Savi, Jürgen Ligi, Harri Lepik ja Väino-Rein Villik. Reformierakonna asutaval koosolekul tõstatati kohe küsimus võimalikust ühinemisest Eesti Liberaaldemokraatliku parteiga. Liberaalide poliitiline sekretär Meelis Atonen on teatanud, et Liberaaldemokraatlik partei otsustas tänasel erakorralisel kongressil samuti ühinemise poolt ja mõlema partei juhatusi volitati alustama ühinemise üle läbirääkimisi. Ühinenud erakonna nimetuseks on Eesti Reformierakond, esimeheks Siim Kallas ja erakonnas on 274 liiget. Liikmeskond moodustub Reformierakonda ja oma tegevuse lõpetanud Liberaaldemokraatliku parteisse kuulunuist. Välissuhtluses kasutatakse erakonna nimena Eesti Reformierakond Liberaalid, mis peaks tagama sidemed liberaalide rahvusvahelise organisatsiooniga. Täna esitati ka erakonna registreerimiseks vajalikud dokumendid. Ajakirjanikel esinedes rõhutati eriti, et tegemist pole mitte ühe partei allaneelamisega teise poolt, vaid kahe erakonna ühinemisega sarnaste vaadete alusel. Nädala jagu kulus aega tehniliste üksikasjade lahendamisele. Eesti Panga presidendile tähendab partei liidri roll aga poliitikasse tulekut. Mul hakkas näppu üks kutse, kus on öeldud: lugupeetud Eesti Vabariigi kodanik, oled kutsutud osa võtma kodaniku vabatahet, eraomandit ja eraettevõtlust toetavate reformide ning Eesti vaba arengut kaitsva poliitilise erakonna asutamisest. Tule ise ja võta kaasa oma arvamus ja mõttekaaslased. Ma leian, et see on hea tekst. Sellest tekstist sai tegelikult alguse Reformierakonna sünd. Mäletan hästi neid novembrikuu päevi, kus me vaidlesime selle üle, missugune peaks olema erakonna nimi, et ta kõige rohkem peegeldaks neid taotlusi ja neid soove, mida me tahtsime oma erakonnaga ellu hakata viima. Me teadsime, meie põhiideeks oli isiksuse ning tahtevabadus, eesmärgiks aga jätkata alustatud reforme. Ja nii pakutigi välja variante. Ma loetleksin teile need mõningad üles, sest mul endal see valmistasid rõõmu, kui ma neid nägin. Esimene oli Kroonipartei. Teine oli Liberaalne Foorum, edasi Eesti Liberaalid, Eesti Kodanlik Erakond, muide väga tugev nimi ka konkureerimas Reformierakonnaga, Eesti Parnass, Vabameelsus ja lõpuks ometigi jäime me pidama Reformierakonnale nendel samadel põhjustel, millest alles äsja rääkis Siim Kallas.